53-aastane Türgi kodanik Tekin Akatšik resideerub Eestis elamisloaga. Töökoht siin on tal samuti olemas. Kohtu alla sattus mees vägagi karmi paragrahvi alusel, mis puudutab terroristliku organisatsiooni muul viisil toetamist. Täpsemalt seisnes see siis PKK ehk Kurdistani töölispartei ühenduse siis toetamises. Läbi selle, et ta postitas ja avaldas enda sotsiaalmeediakontodel PKK siis terroristlikku propagandat, mis muuhulgas sisaldas üleskutseid siis PKK-ga liitumiseks. Tegelikult sellist asja, kuna see organisatsioon on ikkagi kuulutatud terroristlikuks, absoluutselt teha ei tohiks. Just, et PKK on nii Euroopa Liidu õigusruumis kui ka siis teiste lääneriikide õiguste järgi siis kuulutatud terroristlikuks ühenduseks. See, et kaitsepolitseiametnikud ta kinni pidasid, olid ilmselt ka talle suur üllatus. Täna kohtus ta kinnitas, et ta pole isegi kunagi relva käes hoidnud. Kokkuleppe menetluse vaates tegi ta riigiprokuratuuriga igakülgset koostööd. Ta põhjendas seda enda uskumuste ja veendumustega, aga et siinkohal tulebki siis seda konteksti arvestada, et millist ohtlikkust selline terroristlik propaganda siis omab. Arvestades, et terroristlikud organisatsioonid kasutavadki siis terrori propagandat selleks, et enda jätkusuutlikkust ja elus püsimist tagada. Kohus kinnitas täna sõlmitud kokkuleppe, mille kohaselt karistati teda terroristliku ühenduse toetamises 2,5 aastase vangistusega, mis ei pöörata täitmisele, kui ta ei soorita 2 aasta ja 10 kuu vältel uut kuritegu. Tõepoolest see karistus jäi pigem siis karistusmäära alumise piiri juurde, aga selle määramisel me lähtumegi siis isiku süü suurusest, eelkõige praegu siis asjaolust, et tegelikult tema tegevus selle terroristliku organisatsiooni toetamisel piirduski üksnes siis nende sotsiaalmeedia postitustega. Mees ise on kurdi päritolu ja oma tegu põhjendas ta sellega, et tal on olnud raske vaadata, mida kurdid kogu maailmas, mitte ainult Türgis peavad läbi elama.